Nii, tere päevast! Täna räägime siis esimesest kohtingust. Meie köögi jaoks väga tähtis teema. Õpetame teile paar nippi, kuidas käituda õigesti ja mida teha valesti. Esimene asi. Te ei tohi välja näha nagu totaalne idioot, kui ta teil ukse avab. Teine asi. Te ei tohi käituda nii, nagu teie tähelepanu oleks just hetk tagasi võidetud. Kui nii ka juhtub, siis öelge esimese asjana, kui ilus ta välja näeb. Aga ärge üle mängige. Kui ta tutvustab teid oma vanematele, siis on tähtis jääda soliidseks. Te võite olla liiga tavaline või natuke liiga innustanud. Kui te vanematele head aega ütlete, siis samuti ärge üle mängige. Juhatage tema auto juurde. Avage uks. Ja algab sõit restorani. Sõitmisviisi on muidugi erinevaid. Kui te sõidate nii, siis võite kaotada tema lugupidamise. Aga kui te sõidate nii, siis oleksite pidanud minema taksoga. Nüüd jõuate restorani. Astuge uksest välja. Avage turvapöör. Ja minge enda laua juurde. Aidake tüdruk kommekohaselt istuma. Ja järgmiseks proovige võita kelneri tähelepanu. Veinimenüüst valimine on muidugi tähtis, nii et liigne ükskõiksus pole hea. Veini maitsmise juures peab tulema kindlad, et ei oleks liiga professionaalne. Söömiskombed, väga tähtis asi. Te ei tohi süüa liiga kiiresti. Samas te ei tohi süüa ka liiga aeglaselt. Nii, järgmine asi, arve maksmine. Te peate olema kindlad, et ei kaotaks oma enesekindlust. See on õige. Ja see on vale. Tüdruk võib pakkuda, et ta maksab ise, millest te peaksite keelduma. Mõneks ajaks. Kui arve on makstud, lahkuge restoranist ja algab õhtu järgmine osa. Nii, järgmine samm perfektsest kohtingust. Kino. Esiteks ei tohiks ta võtta seansile liiga palju toitu. Aga kui nii ka juhtub, siis ei tohi te olla kade. Ja võiksite jagada. Filme on väga erinevaid. Kindlasti ärge minge vaatama õudusfilmi, sest muidu võib juhtuda nii. Aga parem oleks minna vaatama romantilist draamat, aga seda järgmisel vajadusel, sest võib juhtuda nii. Nii et kõige parem oleks vaatama minna komöödiat. Aga te ei tohi naerda üle terve saali. Aga te ei tohi ka välja näidata, et see film on totaalne jura. Kui filmi vaatamine möödus tõrgeteta, siis on aeg edasi liikuda. Nii, nüüd liigume meie õhtu kolmanda ja viimase osa juurde, milleks on ööklubi. Kui te olete kohale jõudnud, siis te võite tunduda veidike imelik, kui te üritate üle muusika karjuda. Nii et parem siiski paigal, olge vait ja üritage seksikas välja näha.
see on hea. See on parem. Ja see hakkab juba valesti mõjuma. Järgmiseks tantsutehnika. Paljud inimesed ei tea, kuidas tantsida, mistõttu nad üritavad liiga palju. Teised jällegi liiga vähe. Mõned tantsivad niimoodi, nagu neil oleks midagi tagumikus. Ja mõned niimoodi, nagu neil tuleksid midagi välja. On ka palju teisi tantsustiile, mida me siin kõiki näitame ei hakka, aga on ka olemas Mr. Bean, Uppu hüljes, Tääber, Torujüri, Jan Uuspõld läheb Tartusse, Jan Uuspõld tuleb Tartust. Parem oleks üldse mitte tantsida ja näiteks teesed spordivigastust, mis on ka hea põhjus lahkumiseks. Kui kõik on siiamaani läinud plaanipäraselt, peaksite olema jõudnud 20 minuti pärast enda koju. Tähtis on lõõgastuda. Teie külaline on ilmselt sama närvis kui teiegi, nii et ei ole vaja teha mingeid ekstra lisapingutusi. Ja nüüd tuleb teie õhtu lemmikosa, mida te olete juba oodanud. See on meie järgmise nädala teema. See on õige. Ja see, ma arvan, et te nõustuksite, oleks ilmselt tõeline katastroof. Aitäh!